Tere ilusat hommikut! Täna teen sulle sellise kaardi ladumise, mis siis on oma sisult suhte ladumine. Ja vaatame siis partneri mõtted, tunded, tegevused. Ja kõige lõpus annan siis vaatajale ka soovitus- või nõuandekaardid. Aga kõigepealt selgitame välja, kellele see ladumine üldse sobib. Ehk siis kelle lugemine see on. Selgitame selle välja. Ja kõik teised, kellele see ladumine ei sobi või kelle energeetika see ei ole, siis leidke endale mõni muu kaardi ladumine või tellige siis endale individuaalne ladumine, lingi leiad siit video alt. Aga kõigepealt ma siis vaatan siis vaataja või kuulaja sinu energiat, sõltumata sellest, kas sa oled mees või naine, kes sa siia vaatama oled tulnud, mis energias sina praegu oled, kui sa tahad teada oma suhte olukorra kohta või otsid mingisuguseid mõtteid või kinnitusi oma suhte olukorra kohta, et vaatame, mis energias sa oled. Nii, tõmban välja ühe kaardi. Ja selleks kaardiks tuli siis mamma killa ehk siis kuukaart, kuu jumalanna kaart. Mida see tähendab? Et kui sa hea vaataja oled naine, siis sa oled väga naiselikus energias. Väga naiselikus, aga ütleme niimoodi, et naiselik energia on sinus ikkagi domineeriv. Sa oled paindlik, samas sa oled teadlik, sa ei kasuta jõulisi võtteid, et kõik need asjad. Kui sa oled mees, vaataja, kuulaja, siis sinus on samuti naiselik dünaamika hetkel tugevam. Siis sisemise mees- ja naisenergia kontekstis, kas siis on see paindlik ja tundlik, intuitiivne pool või siis on see naiselik varjukülg ehk siis mingisugune haavatav pool on sinus hetkel aktiivne. Ja ma natukene siis vaatan neid energiaid siis sügavamal tasandil ka, kuna see on nüüd see kuukaart, kuu jumalanna kaart on siis see, mis räägib sinust, hea vaataja. Siis mida siin võiks teada, et kui sa üleüldse võtad, see kuu jumalanna Mama Killa on siis inkade jumalanna, et on inkade mütoloogiast ja traditsioonist nagu pärit. Ja nagu me kõik teame, siis kuu on ka üks taeva valitseja, eks ole, mis siis jagab meie aasta 13 tsükliks. Nii nagu menstrueerival naisel on aastas, kui hästi läheb, siis on 13 tsüklit, kui tal tsükkel korrapärane on, eks ju. Ja siis see tähendab, et elu on tsükliline ja inkad olid siis need inimesed meie ajaloos, kes elasid nende naistsüklite järgi ehk kuutsüklite järgi, mitte kalendri järgi ka selles mõttes, et külvi ja lõikuse aeg, aga ütleme kuutsüklit ehk see naiselik olemus ja perspektiiv oli selles mõttes nagu väga olulisel kohal. Ja kuutsükli järgi siis valiti nii see istutamise aeg, saagi koristamise aeg, toidu varumise aeg, viljakuse tähistamise aeg ja nii edasi ja nii edasi. Et kuigi aastaajad olid olulised, siis see kuu roll oli siis muistsete inkade seas nagu väga-väga tähtis, eks ole. Ja nüüd, kui see on energiakaardina tulnud sul välja, et sinu energeetikat iseloomustada, et sa tunneksid ennast ära, lisaks sellele, et siis see naiselik energia hetkel on hästi aktiivne või aktiveeritud, ütleme siis niimoodi. Ja nüüd on siis see küsimus, et võib-olla sa seisad selle küsimuse ees oma elus, et kas kõik see, mis sinu elus on praegu hetkel täna tuttavlik, et kas sa muudad need asjad paremaks, või sa jätad nii, nagu nad on, et sa oled nagu mingisuguse valiku ees või risttee ees. Kas jätta asjad nii, nagu nad on või muuta nad paremaks. Muutustega on alati riski võtmine, sest me ei tea, kas läheb paremaks või läheb halvemaks, on ju. Ja võib-olla see on see, miks sa üldse siia ristteele sattunud oled. Siis tihti on küsimus ka ajastuses, selles samas tsüklis, elamise ja toimimise tsüklis.
siis kui sa oled enda vastu aus, siis sa näed, et sa ei saa, sõltumata sellest, kas sa oled mees või naine, ma ei mõtle siis siin menstruaaltsüklit, aga üleüldse sa ei saa enda elus toimuvaid tsükleid kontrollida. Et need on kuidagi looduse rütmidest tingitud. Kui su suhe on ebaselge, et nagu teadlikkust on vähe, segasust on palju, kuid ometi sa näed või tunned seal mingisugust potentsiaali, siis see on see koht, kus sa võib-olla võid pöörduda noorkuu energia poole, võib-olla sa oled ka seda juba teinud. Ja eriti, praegu on nagu kesksuvi, aga eriti võimas on see noorkuu, ütleme siis kevadel, kui kõik tärkab ja pungub ja paisub, eks ole. Aga ka iga noorkuu on noorkuu, eks ole. Et sul on oluline lasta oma suhtel lihtsalt ja loomulikult areneda. Ja sa pead ise olema oma kavatsuses selge. Sinu kavatsused peavad su enda jaoks selged olema. Et kui su rõhuasetus on praegu su partneril või potentsiaalsel partneril, siis läheb segasus suuremaks. Too see tähelepanu endale tagasi. Kui sinu välismaailm näib aeglustuvat, takistused kerkivad pinnale, mingisugused piirangud või blokeeringud segavad sul edasi liikumist, siis ära osuta vastupanu. Selle asemel puhka, kalibreeri oma kavatsused ümber, ehk siis loo oma kavatsustest selgust ja oota, millal see elutsükkel või see nii-öelda muutub. Sest tõusule järgneb alati mõõn. See on ka tsükkel, eks ole. Kõigel see elus toimuval, nagu kuutsüklitelgi, on jumalik kord. Kui sa seda tead, siis seesama mamma Killa võib seda kuutarkust sinuga siis jagada või võib sind siis aidata sellel sinul suhte teekonnal, eks ole. Ja võib-olla, kui sa praegu ikkagi ei ole veel kindel, kas sa nüüd tundsid ennast siin selles iseloomustuses ära või ei, et siis ma natukene vaatan veel edasi, et võib-olla siis, kui sa nüüd oled tundnud, et su elu on sünkroonsusest väljas ja sa oled justkui pettunud oma selles suhte kontekstis, et universum justkui nagu ei paku sulle seda, see ürgmeri ei paku sulle seda, mida sa soovid. Et siis see oled sina, kellele see lugemine on mõeldud. Võib-olla sa ei tea, mida sa tahad. Ja tunned, et sinu kuidagi soovid või vajadused või tahtmised on kuidagi nagu ignoreeritud või välditud. Siis see lugemine on sulle. Kui sa soovid, et midagi juhtuks kiiremini, kui see peaks juhtuma, siis see lugemine on sulle. Pea meeles ühte asja, et su elu tingimused on ajutised ja muutuvad pidevalt. Seesama tõusule järgneb mõõn, eks ole. Hommikule järgneb õhtu ja vastupidi, eks ole, valgusele pimedus. Et võib-olla sa lihtsalt ei ole sellest tsüklilisusest teadlik olnud või sa ei ole sellele keskendunud olnud, sellele tsüklile, milles sa viibid. Ja seetõttu sa ei olegi neid märke märganud. Kuu jumalanna Mama Killa tunneb tsükleid väga hästi ja annab sulle teada, kui on järgmine nii-öelda moment või kui on see sinu aeg või sinu selline koht siin nii-öelda edasi vaadata, edasi liikuda. Ma tõmban ühe kaardi veel, et välja selgitada, kas see ladu, kui sa tundsid selles kaardis, selles Mama Killa kuujumalanna kaardis ennast ära nende küsimustega, mida ma siin esitasin või nende teemadega, ja sa oled sina, aga nüüd on ebaselge, kas see ladumine on suhtes olevale inimesele või vallalisele inimesele. Ehk siis, kas sa juba elad selle inimesega koos või ei ela.
Nii, praegu ei tulnud vastust. Ma võtan ühe kaardi veel. Tundub, et see ladumine on vallalisele inimesele, sest kaart ütleb, et kõik võimalikud takistused saavad oma parima lahenduse ja usu maagiasse, sest kõik on võimalik. Ainsad müürid on vaid sinu peas. Ja sa oled osa sellest tervikust või sellest loost, mille suunas sa liigud. Et selles mõttes ma kalduks arvama, et tegu on siis vallalisele inimesele või mitte koos elavale, võib-olla teil on kaugsuhe, mitte koos elavale vaatajale on siis see ladumine suunatud. Et kui sa oled kooselulises suhtes, siis hetkel see ladumine võib-olla ei ole sinu ladumine, aga kui sa tundsid ennast selles kaardis ära, siis see võib olla sinu ladumine, see tähendab, et vaata ikka. Nii, aga kui sa tahad individuaalset ladumist, siis siit alt sa leiad lingi. Nüüd tutvustan edasi, siin on siis partneri mõtted, tunded, tegevused. Ja vaata siis lõpuni, sest siin on hea vaataja sulle soovitused ja nõuanded. Kui me partneri asjad läbi vaatame, siis me hakkame vaatama seda, mis kaardid sulle veel ütlevad. Nii, aga hakkame siis pihta. Nii, ma võib-olla tõstan need siit eest ära, siis ma saan neid kaarte siia laiali laotada, et muidu lähevad segamini. Niimoodi, aga hakkan siis esimest kaarte välja võtma. Partneri mõtted. Esimene kaart on redel ja partnerile tundub, et ma ei tea, et nagu see suhe on tema jaoks ka nagu segane. Vaata siin see kuujumalanna kaart ütles, et sinu jaoks on ka segane. Et segasust on nagu liiga palju, onja. Ja siin tundub, et partneri jaoks on ka seda segasust palju, et tundub, et kõik on nagu tühi töö ja vaimu närimine. Et ta võtab seda kui õppetundi. Ja tal on nagu see kahtlus, et kas ronida seda redelit mööda üles ehk seda suhet mööda või mitte, et nagu ebaselgust on nagu liiga palju. Et tundub, et siin oleks vaja nagu asjad selgeks rääkida omavahel, võib-olla avatud kaartidega rääkida. Siis järgmine kaart on risttee ja partnerile tundub, et ta justkui nagu on võimaluste lävel ja vaja on teha õige valik, kuhu liikuda. Ehk kas minna selle suhtega edasi või mitte minna. Ja teine asi, kui sa vaataja nüüd oled see, kes ikkagi on suhtes ja sa asusid seda vaatama, siis on siin see küsimus, et kuidas, siis partneril on see mõte, et kuidas selles suhtes edasi liikuda. Ja ta ei torma. Ta võtab rahulikult. Sulle võib tunduda, et ta on võtnud aja maha. Ta võib-olla päris maha ei ole võtnud, aga tal on seda rahulikku või aja maha võtmist vaja selleks, et aru saada sellest, kas jätkata, kuidas jätkata ja mida siis täpselt ikkagi teha. Siis järgmine kaart on südamesoov ja see annab siis märku sellest, et su partner tahab nagu mõnes mõttes ka enda vastu aus olla, et mitte teha asju põhimõtete pärast või sellepärast, et nii on kombeks või teised ka nii teevad, vaid ta tahab olla nagu kindel, et see, mida ta teeb, et need käigud, mida ta astub, et need on päriselt ka need, mida ta tahab ja mida ta vajab. Et tal on just seda kindlustunnet nagu rohkem vaja. Ja järgmine kaart on tolmukas. Ja tolmukas räägib sellest, et su partner püüab teie suhte kontekstis seda asja tuuma tabada ja võib-olla ta ei näe seda sisu nii selgelt ja on liiga pimestatud siis loodud kuvandist. Võib-olla sellest kuvandist, mida ta ise on sinust loonud, aga võib-olla ta on pimestatud sellest kuvandist, mida sina oled endast loonud. Aga tema ei ole sina ja teise inimesena ta näeb sind siiski teistsugusena, kui sina ise ennast näed. Ehk siis sinu kuvand ei pruugi tema nägemusega kokku sattuda. Või siis teine variant on see, et on ise enda peas mingisuguse kuvandi loonud, mis ei vasta tõele. Nii, et sellised mõtted siis sinu partneri peas. Edasi vaatame siis
partneri tunded. Kuuvarjutus. Kuuvarjutus räägib sellest suhtedünaamika kontekstis, et igapäevaelu argiasjad jäävad sinu ja su partneri vahele. Kas need on tema argiasjad või sinu argiasjad, võib olla mõlemad. Aga see on asi, mis võib-olla tekitabki seda segadust teie vahel, seda arusaamatust, seda möödarääkivust. Ja siin on midagi, mis võib-olla võib tekitada nagu vastuolulisi tundeid või natukene selliseid häirivaid tundeid. Just see segasus ja vastuolulisus on see, mis neid tundeid siis nagu tekitab. Ja kuna seda segasust on ja vastuolusid või asju, millest aru ei saa, siis tunnete maastikul on talv. Ehk tunded on justkui nagu natukene külmunud. Külmunud siis seda, et kas nüüd partner ei tunne neid tundeid sügavuti. See tähendab, et tema keha tasandil on tunded külmunud. Seal taga võivad olla ka traumaatilised lapsepõlve kogemused või mingid eelmised suhtekogemused, mis on teinud haiget ja inimesed siis nii-öelda blokeerivad ennast ära, et mitte tunded, mitte haiget saada. See võib see olla. Aga see võib olla ka see, et lihtsalt, et kuna seda segasust ja seda, mis siit ennem välja tuli, et seda on nagu liiga palju. Ja siis on nagu see, et ei saa aru, mida ma täpselt tunnen, eks ju. Ja kolmas tasand on see, et võib-olla ka neid tundeid ei ole väga selgelt väljendatud, ei ühe poole pealt ega teise poole pealt. Et võib-olla see, et sa mulle meeldid või kuidagi ei ole võib-olla piisav, on ju. Et tegelikult oleks nagu veel vaja. Ja see, et need tunded on kas alla surutud, teadvustamata, külmunud, ongi siis tekitanud selle udu, et me ei saagi, et tema ka, et ka tunde tasandil ta ei saa aru, mis kontekstis teie suhe on. Ja kui ma seda sinu kaarti vaatasin, seda kuujumalanna kaarti, siis tegelikult ju siit tuli ka see välja, et sina ka päris täpselt ei saa aru, et see udu on teil justkui nagu vastastikune. Et nagu see tunnete udu, et nagu on tunded, aga segasus on nii palju. Ja see segasus ei lähe ise ära, sellega on vaja tegeleda. Selle jaoks on vaja võtta aega ja pühendumist. Mõlema poole pühendumist on selleks vaja. Ja kui seda pühendumist ja aega võetakse ja partnerid on teineteise jaoks avatud, siis saab see lumikellukene tärgata, eks ole. Kevadine lumikellukene on see ju, mis läbi lume tungib välja päikese poole, valguse poole, soojuse poole, teineteise poole, eks ju. Et tegelikult see potentsiaal on seal sees olemas, aga vaja on sellega tegeleda ja siis saabki sündida see uus koidik. Ka teie suhtes saab see koidik siis sündida. Kui see teekond, need mõtted, sinu mõtted ja tunded on selged, partneri mõtted ja tunded on selged, et siis sünnib see koidik. Ja see koidik on võib-olla partneri, kuna need on praegu siin partneri tunded, on ju, siis need on nagu, see on selline selge, siis on see selline selge äratundmine, eks ole, puhas, klaar, et see potentsiaal on siin olemas. Et nüüd vaatame partneri käitumist. Ma võtan selle kaardipaki omale siia käe juurde. Et esimene on selline delfiini kaart siis välja tulnud, mis siis ütleb, et jõukuse lained. Ehk siis vaatamata sellele, et kõik tundub nii segane, su partner nagu töötab selle nimel või tegutseb selle nimel, et teie suhtes, mitte ainult teie suhtes, vaid esiteks, et tema elus oleks siis seda rahalist küllust ja jõukust, aga et üleüldse, et elus oleks võimalusi, erinevaid võimalusi ka teistel tasanditel, mitte siis ainult materiaalses mõttes. Ja ta tahaks seda, mitte see ainult rahalist, vaid ka seda mitmekülgset. Vaat on selline mees, et vaat siin olid need kohad, et siin alguses, et et kas minna sellesse suhtesse või mitte, või kui olla selles suhtes, siis kuidas olla, kes on nagu juba suhtes, on ju.
Et sellised kahtlevad küsimused olid, et mitte teha nagu tegemise pärast, vaid nagu põhimõtte pärast, vaid selle pärast, mis on minu jaoks nagu päriselt tähtis, mis on suhte jaoks päriselt tähtis, eks ole. Ja tema jaoks ongi see, et ta tahab päriselt seda küllust ja võimalusi nagu luua. Sest muidu ta tunneb, et ei ole nagu selle suhte vääriline või selle naise vääriline või selle olukorra vääriline, eks ole, et kuidas seda nüüd võtta. Siis järgmine kaart ütleb seda, et soovi midagi, aga selles partneri kontekstis siis ta justkui nagu tajub seda maagilist hetke või ta on juba seda nagu kogenud, et kui ta on millestki mõelnud ja millegi nimel nagu tegutsenud või pühendunud, siis see annab tulemusi ja tal on olnud võimalust neid vilju nautida ja ka tegelikult selle nimel ta praegu suhte kontekstis nagu liigub, ütleme siis niimoodi. No natukene järgmine kaart ka nüüd dubleerib üle-eelmist, et aardel aegas, ehk siis midagi ootamatut on teie poole teel. Eelkõige tema ellu, aga tema kaudu võib see siis jõuda ka sinuni. Siis võimestamine, ehk siis võib juhtuda, et su partner või peika kandidaat on tundnud ennast kuidagi alaväärsena või madalamana. Ja ühest küljest ta tahab ise olla võimsam, vägevam, võimekam, et olla selle suhte vääriline. Teisest küljest võib olla sinu võimsus või vägevus on natukene teda hirmutanud ja see ei tähenda, et sa oma väge tagasi pead võtma. Aga su partner saab aru, et tegelikult sa oled võimsam kui tema ja sul on ohutu ja turvaline olla võimas. Ja samas ta tegutseb selle nimel oma sisemisel tasandil, et olla ka sama võimas. Sest siis ta on sinu vääriline. Ja mida su partner veel teeb, on see, et ta püüab oma mõtteid jälgida või nendest teadlik olla, sest ta saab aru, et oluline on mõelda sellele, mida sa tahad ja mida sa vajad, mitte sellele, mis sulle ei meeldi. Ehk siis, kui me nüüd selle teekonna siit võtame, siis tundub seda, et su need tegevuse kaardid, nagu, mis siin viimased välja tulid, mis partneri tegevust nagu kirjeldasid, räägivad pigem sellest, et su partner tegeleb nagu enda mõtteviisi muutmisega, et olla selleks suhteks valmis. Ja juhul, kui ta ei tegele selle muutmisega, siis igal juhul oleks see mõtteviisi töö talle kasuks. Nüüd ma võtan siit selle kaardipakki, kus olid need soovitused ja nõuandekaardid sulle ja hakkame siis siit koos vaatama. Hea kuulaja, see osa on nüüd siis sinule, mitte partnerile. Ja esimene kaart tuli siis välja selline, kus siis on 2, äkki neitsid, vaata, kuidas siit välja ka paistab siit pealt midagi või? Kuidagi ei taha paista. Nii, ühesõnaga, et luba endal vastu võtta. Luba endal vastu võtta kõike, mida elu sulle pakub, luba enda eest hoolitseda ja tee seda süütundeta ja vabandusteta. Lihtsalt. Ja siin võib juhtuda, et kui sina vaataja oled võib-olla, et kuigi see kuujumalanna kaart nagu rääkis hästi sellisest naiselikust ja pehmest natuurist, aga kui sul on sisse visanud mingisugused sellised näägutavad noodid, et miks sa teed nii ja miks sa ei tee naa, eks ole, siis see on nagu see koht, et lase nendel minna. Sinu asi ei ole kedagi ümber kasvatada. Võta vastu seda, mida elu sulle pakub ja naudi seda külluslikult. Siis järgmine kaart on väärtuslikkuse kaart. Siin on ka kuu, pane tähele, on Merineitsi kuu paistel, eks ole, et kuu energia on siin selles ladumises hästi-hästi võimas. Ja see kaart ise siis ütleb niimoodi, et lihtsusta. Et lihtsusta oma elu ja tea, et sa väärid head igal tasandil. Ja siin on nagu see koht, et ela seda elu, mida sa tahad saavutada või mida sa oma ellu tahad, ela juba täna selle tundega, nagu sul see oleks.
eks ju. Et siis sa tunned ennast juba praegu väärtuslikuna, mitte sa ei pea ootama seda, et millal see kõik juhtub. Näed, ja nüüd tuleb veel lihtsusta elu. Ehk siis, ma ei tea, miks see 2 korda nagu läbi tuleb, et siin on kaardi peal lausa kirjas, eelmise selle peal mul nagu kuidagi tahtis see sõnum juba enne nagu läbi tulla. Et mida tähendab, et lihtsusta oma elu? See tähendab, et võib-olla sa oled mõelnud liiga palju, sa oled üle mõelnud võib-olla. Eemalda oma elust kogu segadus, arusaamatus, pinge, tasakaalusta oma tegevust ja mõtteid. Tasakaalusta oma tegevust ja mõtteid. Ehk siis sinu asi ei ole kedagi ümber kasvatada. Sinu asi ei ole tingimusi seada. Sina oled täpselt selline, nagu sina oled. Ja kui teil on selle teise inimesega ühine asi ajada, tema on ka täpselt selline, nagu tema on. Nii, ja siin tuleb järgmine, ka pane tähele kuu, siin on noor kuu peal. 3 kuukaarti, saad aru. Ja kaitse, ehk siis sinu elu ja sinu inimesed, sinu kallim, sina ise, sinu perekond, te olete kõrgemate jõudude poolt kaitstud. See on suurepärane uudis. Siis järgmine kaart on selline kaunis valge ja pühalik lillekimp. Et tegele oma koduga, hoolitse oma kodu eest, naudi oma kodu külluslikkust, loo puhtust ja selgust enda ümber. See aktiveerib sinu elus igasuguse lembuse, naudingu, külluse ja kõik sellised asjad. Ka küllusliku suhte, mitte ainult siis rahalise külluse, eks ole. Siin on selline raamatu pilt või vaade. Kuidas pidi ma pean hoidma teda? Küllus kasvab läbi armastuse väe, läbi lembuse väe, võttes iga päev aega enda väljendamiseks, jõuab külluslik elu sinuni igal tasandil, ka suhete tasandil. Ja viimane kaart, pane tähele. Sinu hingepartner ootab sind. Sa tead, mida sa soovid ning ihaldad. Sinu süda on avatud ja kui ei ole, siis ava see. Selline ladumine siis täna. Kui sa said siit mõne mõtte või taipamise endale, siis jaga siin all kommentaaris, et mida sa endaga kaasa võtad, mis sind kõnetas. Soovin sulle ilusat päeva ja kohtume jälle. Tšau!